Ei aita vabandused siin, et tulevik ei oleks piin, pead ise homseks valmistuma, kohe täna tegutsema. Ma nõunik, pensioninõunik, ei pea sa ise teadma, kõik me selgitame lihtsalt sul, kuis tegutseda tuleb nüüd. Ai varavai, mis rikkuse sul majja toob, see jäiselt kaine arvestus ja kõliseva armastus. Ai varavai. Sul sambad selgeks teeme vee ja plaani paika paneme, ei aita vabandused sõimsa luua tuleviku või. Ai varavai, mis rikkuse sul majja toob, see jäiselt kaine arvestus ja kõliseva armastus. Ai varavai. Maailma ägedaim pensionitarkuse tiim. Vau. Kas teeme korra veel? Vist aitab. See tuli mulle ka, sa mulle ka rääkinud varem, et te laulma hakkate. Üllatusi peab ka olema elus. See oli tõesti ka mulle ikka üllatus. Mis bändi nimi on? Pensionitarkuse tiim. Pensionitarkuse tiim, selge. Te jagate iga päev pensionitarkust. Kas te olete ise olnud alati siis pensionitargad? Ei, et meist keegi ei sünni rahatargana ega pensionitargana. Mina võtsin kunagi noorena 3. samba välja ja läksin Austraaliasse. Ohoh, kohe Austraaliasse? Jaa, mis sa tegid seal? mis seal ikka tehakse? Korjasin nektariine ja müüsin sirgendajaid ja... Müüsid sirgendajaid? Okei, aga sa võtsid ikkagi ju pensioniraha välja selle jaoks. Kas sa kahetsed ka? Ei kahetse, sest et see oli väga äge kogemus ja ei olnud veel palju koguda. Aga ma olen väga-väga õnnelik, et teist sammast ei saanud välja võtta, sest et see oleks ka läinud. Mis sa selle rahaga teinud oleksid? No, isver, kes sa kulutada ei oska. Okei, aga sa teise samba ikkagi tegid. Ja see oli vabatahtlik. Ja tegin vabatahtlikult. Ja tegelikult see on põhjus, miks me oleme täna rannas. Et nägin reklaami, kui tulid sambad, Andrus Veerpalu oli rannas, et kui sina tahad oma pensionis sellist tulevikku, et sa saad rannas olla, reisida, et siis sa pead ise valmistuma ja sellepärast tegin. Väga hea mõte, meil on siin väga soe tegelikult, et kes vaatavad läbi veebi meid, et siin on palav päriselt. Väga mõnus on. Aga sul on ka väga hea lugu, et kuidas siis teha neid rahatarku otsuseid siis, kui sa ei ole väga rahatark. See ongi see lugu, et nägin reklaami, et kui sa kujutad ette, et mis su tulevikus saab, et ma kohe mõtlesin, et ma ei taha jääda lootma sellele esimesele sambale. Et ma arvan, et sellest ei piisa. Kui ammu see oli siis? Kuidas sa küsid sellised? No, okei, see oli üle 20 aasta tagasi, kui tulid sambad. Ja nüüd ma näen, kuidas see on kasvanud ajas. Et isegi kui ma olin Eestist ära 5 aastat, terve see aeg, kui ikka su raha kasvab edasi, kuigi midagi juurde ei lähe. Et seal sa näed seda aja mõju. Okei. Aitäh sulle. Siis Kätlin, sina oled tuntud väga konkreetsete nõuannete poolest. Jaa, mina olen peres see, et mul vahest emaga ütleb, et nii hea, et õde ikka sinu käest küsib ja sind usaldab. Ja minu poole tõepoolest pereliikmed erinevate nõuannete saamiseks pöörduvad õnneks ja minu kõige, minu edulugu, võib-olla sellest eduloost ma saan veel võib-olla tulevikus ka kuulda ja võib-olla saan äkki osa ka, kui mina juba vana olen, aga mõned aastad tagasi pöördus minu poole minu õepoeg ja ütles, et kuule, et sina neid rahaasju tead ja et mina tahaks autot ostma hakata, et kus ma laenu saan. Et tööl olen käinud 2 päeva, ilgelt tahaks mingit laenu või liisingut võtta, aga et keegi hästi ei taha anda. Küsin, et mis summast me üldse räägime siis suurusjärk siis? Mingi siuke 4500. See on okei, et aga teeme diili. Et ma annan sulle 4500 eurot laenu. No ja, aga mis sa intressiks tahad? Ma ütlesin, aga lepime siis nii kokku, et sa maksad mulle tagasi 4500 eurot ja paned 500 eurot selle 2 aasta jooksul enda 3. sambasse.
siis ta vaatas mulle nagu sellise näoga otsa, nagu ma oleks talle pakkunud midagi eriti kahtlast, kus mul see 3. sammas on. Ma ütlesin, vaat ei olegi, et teha tuleb. Et alustasime sellest, et tegime selle 3. samba ja siis ta küsis, aga mis see siis on? Siin, näed, vaata, siin on liitintressikalkulaator, sa oled täna 20-aastane. Kui sa kogud, kui see ainus raha, mis sa sinna paned, on see 500 eurot 2 aasta jooksul ja sa oled 70, siis sul on üle 200 000 euro. Ja sa mitte midagi muud ei tee, ainult see 500 eurot selle 2 aasta jooksul. Läks mõned tunnid mööda, saatis mulle Messengeris sõnumi, kuule, mul oli 100 eurot, ma panin selle juba sinna ära. Ja nii roosiline see muidugi ei ole, nüüd vaata 2 aastat sai juba täis, see minu laen on juba tagasi makstud, nüüd on uut autot vaja ju. Esimene mõte oli muidugi, et äkki võtaks selle sissemaksuraha sealt 3. sambast, sest seal ju on, aga õnneks siis me jälle arutasime. Õnneks ta kõigepealt tuleb minu juurde, küsib, arutab, siis me leidsime, et on pangas ka toredaid laenutooteid, mida saab ikkagi kasutada, nii et läks õnneks. Väga äge lugu, et meil kõigil oleks vaja sellist mõjutajat, sest et väga sageli on nii, et me kuidagi neid teiste nagu võõraste inimeste nõuandeid ei kuula nii palju või tegelikult mõned ei kuula ka lähedaste nõuandeid. Aga kui sa kohe saad nagu rahulikult rääkida ja selgitada, nii et kõik, kes rohkem teemat jagavad, võiksid ju ka oma siis sõpradele ja pereliikmetele seda teemat rohkem lahti seletada. Aga Ljudmilla, sina oled kõige rohkem teinud neid pensionitarkuse nõustamisi. Et kui sa mõtled kõikide lugude peale, et mis sulle esimesena meelde tuleb? Väga tihti inimesed arvavad, et kui me tuleme, hakkame midagi müüma. Te müüte ju? Me ei müü. Ja siis, kui ma näen, et inimesed istuvad ja siis väga sellise tõsise pilku vaatavad minu poole, ma alati ütlen, teate, mul on ükskõik, milline pensionifond teil on valitud. Ja siis, mis ma näen? Huvitav, mis mõttes? Äkki võib kuulata. Ja siis, kui hakkame rääkima, siis tõesti selgitame inimestele, et iga inimene ise otsustab, millised valikud tema täna teeb. Ja me tõesti ei müü. Aeg-ajalt ikkagi kliendid küsivad, milline pensionifond teil on valitud? Ja mina ütlen, teate, mina ei ütle kunagi, sest see võib mõjutada inimeste otsust. Aga siis alati vaatame statistikat ja tegelikult 5-10 minuti jooksul inimesed natukene saavad aru, mida nemad peavad jälgima ja millised valikud peavad tegema. Ja väga tihti kliendid tulevad ja ütlevad, mul on üks küsimus, ma küsin ja lähen ära. Ja siis, mis ma märkan? Jääb seisma, istub, osaleb, tuleb individuaalsele nõustamisele ja siis väga huvitav on see, et inimestel tõesti väga palju erinevaid arvamusi, et see kõige suur hirm, et tõesti hakkame neile midagi müüma ja kui ei müü, siis nemad tõesti rahunevad maha ja siis kuulavad väga-väga viisakalt ja tulevad, mitu korda tulevad nõustamistele ja mis on hea, aeg-ajalt osalevad sellised inimesed, kes varsti jõuavad pensioniikka. Siis kui personalijuht kuulab meie juttu, ütleb, kuulge, mul on päris palju noori inimesi, kellele see info võiks olla kasulik, ma ütlesin loomulikult. Ja siis tegelikult alati väga hea, kui inimesed omavahel hakkavad infot jagama. Kuulge, meil läks ülitore pensioninõustaja. Äkki sina ka kutsud teda? Kas see on nii, et inimestele lihtsalt ei meeldi, mida neile, kui keegi ütleb, et sa pead tegema nii või naa, et kas on pigem selline nagu, et sina ei tule mulle ütlema, mida mina teen, et kas see on see põhiline plokk või nad kardavad, et kõik müüvad või mis see põhiline plokk on inimestele, et nad alguses tahavad seda infot vastu võtta? Kui ma ei saa sellest süsteemist aru, mul on väga raske öelda, et teate, mul on piinlik, et ma ei saa mitte midagi aru. Inimesed ei taha tunnistada, et tegelikult ei saa aru, eks ju? Ja, see süsteem on tõesti keeruline ja ei piisa sellest, et ma kuulan korra, ma pean ikkagi süvenema, ma pean keskenduma, ma pean ise väga palju tööd tegema selleks, et aru saada, kuidas see süsteem tõesti töötab. Ja kui terve grupp inimesi osaleb ja kuidas ma tõstan kätte, ütlen, ma ei saanud mitte midagi aru. Julged tõstavad. Aga üks minu sõbranna, kes osales, töötab riigigümnaasiumis, infotund lõppes, helistas mulle, ütles Ljudmilla, ma ei saanud mitte midagi aru, mis sa rääkisid. Aga see on üks inimene, kes tõesti julgelt võttis sõna. Aga kui teised tõesti saavad aru ja juba aktiivselt investeerivad, kuidas mina ütlen, et ma olen ainukene tiimis, kes
ei tee midagi. Aga ühesõnaga tasub julgelt küsida, me keegi ei tea kõike, teie olete selle valdkonna spetsialistid, võib-olla mõni teine inimene on spetsialist teises valdkonnas, et täiesti julgelt tunnistada, et ma päris kõike ei tea, et seleta mulle. Aga suur tänu lugude eest ja vaatame ka seda, et mida räägivad need inimesed, kes on teie koolitusel käinud. No võtan kaasa selle, et 3. sambaga saab tulumaksu tagastust. Mina võtsin sealt koolituselt kaasa selle, et pension on hästi ajakriitiline ja kunagi pole hilja alustada. Mida varem sa alustad, seda parem. Kaasa võtsin oli tegelikult see, et pensionisse tasub investeerida kõikide võimalustega, ehk siis kasutada kõike 3 sammast. Ja jällegi õige aeg alustamiseks on juba eile. Liitintress on 8. maailmaime. Inimesed tihti ei mõtle oma pensionile, kuid see on hea võimalus, kuidas kindlustada oma tulevik. Kordamine on tarkuse ema. Me kõik aeg-ajalt mõtleme mingil moel või teisel investeerimise peale, aga meelde tuletamine aitab asja natukene selgemini läbi mõelda. Tõsta teadlikkust, kuidas targalt tulevikuks plaane teha. Ütleme nii minu jaoks, kuna ma olen noor ja siis mina praegu hakkan mõtlema erinevatest investeerimisvõimalustest, siis minu jaoks on väga lahe, et minu tööandja andis sellist koolituse võimaluse. Meie Maru ehituses usume, et tööandjal on hea võimalus kajastada töötajate jaoks olulisi teemasid ja seda mitte ainult erialaste teemade puhul. Näiteks üks väga oluline teema on pension ja pensionile minek. Tihti arvatakse, et see lihtsalt ühel hetkel juhtub, aga tegelikult on võimalik seda teadlikult planeerida. Ja just selle jaoks peakski tööandjad kutsuma enda juurde külla pensioninõustajad, et aidata oma töötajatel teha teadlikke valikuid. Näiteks meie kutsusime pensioninõustaja enda juurde suisa 2 korral ja meil oli osalejaid väga noortest inimesest kuni juba pensioniealisteni ja igaüks sai sealt enda jaoks midagi kaasa. Muuhulgas saadi teada, kuidas lapsed võivad mõjutada pensioni suurust, millistesse sammastesse investeerida, millised varad on pärandatavad ja saadi teada ka seda, et tegelikult ei pea pensionil alati kohe jääma, vaid mõnikord on mõistlikum seda hoopis edasi lükata. Aga kõige olulisemaks infoks oli meie inimeste jaoks see, et üldse on olemas pensioninõustajad, kelle juurde saab igas vanuses inimene minna, et teha teadlikke valikuid. Tere! Mina olen Oliver Eglit, Tallinna Linnavarameti juhataja. Warren Buffett on öelnud, et keegi istub täna varjus, sest keegi istutas juba kaua aega tagasi puu. Puu kasvamine võtab aega. Aga kui sa täna seemet mulda ei pane, ei saa ka see puu kasvama hakata, mille varjus oleks kunagi endal mõnus istuda ja head kokteili juua. Sama on ka pensioniks investeerimisega. Pead tegema selle esimese sammu ja lihtsalt alustama. Korraldasime hiljuti koostöös Sotsiaalministeeriumiga Tallinna Linnavarameti töötajatel pensionitarkuse kohviummiku, kus osalesid enamus meie ameti 125 töötajast. Hea oli näha, et inimestel tekkis aktiivne arutelu ja kogemuste vahetamine. Arvestades tänast keerulist maailma olukorda on üks asi, mida tööandja saab kindlasti enda inimeste jaoks teha, aidatada vähendada raha ärevust. Oma tuleviku peale mõtlemine ning raha tarkade otsuste tegemine on kindlasti üks väike samm, mida me kõik saame teha, tekiks aasta-aastalt tugevam kindlustunne. Enda rahaasjade osas, nähes oma pensionisammaste kasvamist, nagu kasvab ka see puu, mille varjus me kunagi istuda saame. Oleme väga tänulikud Sotsiaalministeeriumile, et sellist võimalust pakuta. Aitäh! Väga äge. Suur tänu teile. Ma küsin ainult ühe küsimuse ja lõppu veel, et kui keegi ütleb, et mind üldse see pension ei huvita, siis võiksid ühe lause ütlema talle, mida sa ütleksid? Või kuidas sa reageerid, kui sa ainult väga lühidalt aeg? Aga siis räägime investeerimisest. Ei pea pensionist rääkima. Kas see on hea vastus? Nõustute? Ma arvan, et see on väga hea vastus, kui keegi minule ütleb, et mind see teema üldse ei huvita, siis ma ütlen, et raha ei huvita. Päriselt! Mul ei ole vist midagi lisada, et see on nii üldine, et nagu mida sa mõtled selle all, et mis mõttes sind ei huvita, et kas sind ei huvita sinu tulevik või? Kas sind ei huvita sinu tulevik, kas sind ei huvita ometigi raha, aga räägime siis investeerimisest. Just. Suur tänu teile ja väga äge muusikaline vahepala oli meil ka. Aitäh! Aitäh! Aitäh!